Tere head vaatajad, mina olen Nele ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeval nädalal enim kõneainet pakkunud uudisteemad. Kohalikud valimised on halastamatu kiirusega lähenemas ning see on pannud erakondi otsima värskeid liitlaseid. Vähemalt pealinnas on jõujoonet nihkunud ning valitsevale koalitsioonile tundub, et üks partneritest on olnud truudusetu. Nimelt näib, et Reformierakond on otsimas sooja õlga ja tugevat seljatagust keskpartei juurest. Kas seesugused jutud ka vett peavad, seda uurin enda tänaselt esimeselt saatekülaliselt, kelleks on Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kellele ma esitan 10 kas-küsimust ning ootan üleliigse sõnavahuta konkreetseid vastuseid. Tervist! Tere! Ilma pikemalt aega raiskamata hakkame siis peale. Kas Reformierakond on Tallinna tasandil Keskerakonnaga kontakti otsinud? Ei. Kas ma saan ka pikemalt vastata või see vastus sobib? Ei pikemalt. Räägitakse ju, et on. Tegelikult ma arvan, et praegu on juba tulnud see aeg, et kõik erakonnad püüavad omavahel suhelda ja võib-olla Keskerakonnaga aktiivsemalt, sest meie reiting näitab, et tõenäoliselt Keskerakond valimised ka võidab. Aga see veel ei tähenda, et automaatselt Keskerakond on ka linnavalitsuses, sest me teame, kui praegu matemaatiliselt oli võimalik kokku panna koalitsiooni, kus on 4 erakonda, siis keegi ei välista, et see on võimalik ka peale valimisi. Kas teile on pakutud hüvesid ja üritatud sõlmida kokkuleppeid, et kindlustada endale Keskerakonna näol tugev liitlane mõne teise erakonna poolt? Mida see peaks tähendama? 4 kuu pärast on valimised, et inimesed otsustavad, keda nad siis päriselt usaldavad ja kel tekib üldse võimalus koalitsioonist rääkida. Meie eesmärk on valimised võita ja võita sellisel viisil, et ei juhtuks jälle, et meil linnavalitsuses istub 4 erakonda, omavahel koostööd ei ole, sisulist tööd ei ole, on ainult poliitiline kommunikatsioon ja loosungid. Et meie eesmärk, ma isegi ütleks, et see on meie kohustus, et sellist olukorda ei juhtuks. Kas Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliit oleks Tallinnale parem lahendus kui hetkel võimul olev koalitsioon? Ma arvan, et koalitsioon, kus oleks Keskerakond, oleks igal juhul parem lahendus kui praegune koalitsioon. Kas Tallinna linnapea troonist ilmajäämine haavas teie ego? Ei. Kas Keskerakonna samm nõuda Jüri Rataselt inkasso kaudu välja tasumata jäänud liikmemaksu tuleneb erakonna nappidest finantsvahenditest või kättemaksust? See ei ole kättemaks. See on sõnum sealhulgas ka erakonna sisse. Et erakond tegeleb erakonna finantsasjadega, et meil on ülevaade olemas, mis toimub praegu ja mis on toimunud varem. Ja ma arvan, et see on ka loogiline, aga ka õiglane, et see raske finantsiline olukord, kus me praegu oleme, see on tingitud ka nende otsustega, mis olid vastu võetud eelmise juhatuse ja juhtkonna poolt. Ehk siis see vastutus on ühine, aga ühine vastutus tähendab ka personaalset vastutust. Kas Keskerakond oli Edgar Savisaare juhtimisel tugevam kui täna, kui teie olete partei eesotsas? Edgar Savisaar on ajalooline isik, tema panus, tema töö, tema saavutused on juba ajaloo õpiku teema. Ja kindlasti see, mida saavutas Edgar Savisaar, ja ma räägin eelkõige iseseisvuse taastamisest, see on see tipp, kuhu ma kardan, et ükski tänapäevane poliitik ei jõua kunagi. Kas olete linnapeana aitanud linnasüsteemi tööle enda häid tuttavaid, kuigi nad ei pruukinud olla vakantsetele ametikohtadele parim valik? Ei, ja veel üks kord ei. Kas Jevgeni Ossinovski on hea linnapea? Mina ei ole õige inimene, et hinnangut anda. Mina olen opositsiooni esindaja ja mina ei ole kindlasti objektiivne. Ma arvan, et hinnangu annavad ikkagi valijad ja see võimalus tekib juba 4 kuu pärast. Kas võitluses Chuck Norrisega jääks peale Mihhail Kõlvart? Võib-olla see ei oleks õiglane võitlus, tegemist on juba veteraaniga. Kas Eesti ja Venemaa suhted võiksid teie hinnangul kunagi normaliseeruda ja on see võimalik ajal, mil Vladimir Putin on riigi eesotsas?
no ma ei tea, kui kaua Vladimir Putin kavatseb veel valitseda, kui veel 100 aastat, siis teoreetiliselt võib olla, aga no lähiaastatel see ei ole võimalik. Mihhail Kõlvart, ma tänan teid nende vastuste eest.